Tere! Tänases nõuandes räägime uuest võimalusest osaleda organi koosolekul elektroonsete vahendite abil. Koroona aja selline ootamatu olukord tõi siis vajaduse seadust natuke täiendada ning nüüdsest on siis kõigil organi liikmetel võimalus koosolekutel osaleda ka elektrooniliste vahendite abil. Selline võimalus on nähtud ette otse seaduses, mis tähendab, et põhikirja kuidagi muuta vaja ei ole. Küll on aga siis reeglid, millele selline side, mille kaudu osaletakse, vastama peab. Tegemist peab olema siis reaalajas toimuva kahesuunalise sidega, mille abil on siis ühingu liikmel võimalik siis koosolekut jälgida, sellel hääletada ja ka sõna võtta. Oluline on siis silmas pidada, et koosolek võib olla täielikult elektrooniline või siis osaliselt, et ainult mõni liige osaleb elektroonilise vahendi abil. Samuti on oluline silmas pidada, et kõik muud koosolekul otsuste vastuvõtmise reeglid kohalduvad, ehk koorumi ja otsuse vastuvõtmiseks vajalike häälte arvu nõuded jäävad samaks. Kui ühing tunneb, et need reeglid on liiga rasked või neid ei suudeta täita ja ikkagi nende sellist elektroonilist võimekust tagada, siis on võimalik põhikirjas ette näha, et elektroonselt koosolekutel osaleda ei saa. Aitäh! Kohtumiseni järgmisel neljapäeval!